Täna on meil sõiduks Porsche Panamera, Saksa sportautode tootja esimene sedaankirjaga mudel, mis jõudis turule esmakordselt aastal 2009 ning on nüüd jõudnud oma 3. generatsiooni. Uus mudel on eelkäijaga võrreldes kasvanud vaid veidi pikemaks ning nüüd on mudel taas saadaval vaid luukpärana ehk universaalkirjaga Sport Turismot enam valikus pole. Panamera alternatiivideks on näiteks Mercedese E-klass, 8. seeria BMW ning Audi A7. Visuaalselt on Panamera arenenud veidi futuristlikumaks ja olemuselt suuremaks. Nina osas on mudel saanud uued teravama pilguga esituled, mis minimalistliku sisedisaini ning hea valgustavusega. Põrkeraual on õhuavad jaotatud nüüd konkreetsemalt sektsioonideks ning üks piklik õhuava lisatud ka numbrimärgi kohale, mille tulemusel meenutab üldilme mulle veidi ka Nissan GT-R-i. Küljel on aga muutused omajagu raskemini tuvastatavad. Voolava silueti all lisavad sisutihedust üksikud tugevamad kerejooned ning jõulisust justkui sellised laiad õlad siin tagumiste rattakoobaste kohal. Väljavalikus pakub Porsche mudelile 10 erinevaid velgesid läbimõõdu vahemikus 19–21 tolli. Nagu ikka, on väiksemad väljad igavamad ning suuruse kasvades areneb ka disain. Tema autol on siin all väga kauni disainiga 21 tollised. Samuti on Panamerale saadavalt sellised piduritega soft close uksed, mis jäävad igas positsioonis siis tugevalt paigale. Tagaosas on muutused samuti pigem tagasihoidlikud, kuid erinevalt eelkäijast ei ole siis enam see kontrastne tuleriba keskelt kitsam kui äärtel. Sportlikust lisavad aktiivne tagatiib luugil ning 4 korralikku väljalaskeava põrkeraual. Pagasiruumi on Panameral kuni 494 liitrit, mida on rohkem kui 8. seeria BMW-l, kuid vähem kui teistel eelnimetatud alternatiividel. Pagasi organiseerimist lihtsustavad võrguga piiratud alad äärtel, haagid nurkades ning veidi lisaruumiga põranda all. Küll aga tuleb siis pagasi peale ja maha laadimiseks ületada arvestatav künnis. Panamera hinnad algavad umbes 113 000 eurost, kerkivad tippmudeli puhul üle 200 000 ning tema auto siin maksab umbes 160 000 eurot. Mootorite osas on uus Panamera hetkel saadaval 5 erineval kujul. Tavaline Panamera, Panamera 4 ja seejärel hübriidsed 4 e-hybrid, 4 S-e-hybrid ja turbo e-hybrid. 260–500 kW, 500–930 Nm, 0-100 minimaalselt 3,2 sekundiga ning suurimaks kiiruseks kuni 315 km tunnis. Veoskeemilt on baasmudel tagaveoline, ülejäänud nelikveolised ning käigukastiks on kõikidel variantidel 8-külgne PDK automaatkast. Tema auto siin on meil täna siis V6 mootoriga Panamera 4. Kui tahad mudeli tehniliste numbritega lähemalt tutvuda, pane nüüd korra video pausile, kuid meie läheme vaatame lähemalt salongi. Sarnaselt välisele on ka salongi poolel Panamera läbinud sellise facelifti tasemel värskenduse. Mitmed elemendid, nagu näiteks keskkonsool ja juhitablood on läbinud küll muutusi, kuid üldilme on salongis säilinud. Loomulikult pole see aga negatiivne aspekt, sest Panamera sisu näeb väga luksuslik, maitsekas ja poršelikult sportlik välja. Kõik lahendused on nii kasutajakogemuselt kui visuaalselt detailideni läbimõeldud ja tervik töötab kui kellavärk. Salongi atmosfäär on tumeda laepolstri ning pigem kitsaste akende koostööl meeldivalt sportlik. Avarust lisavad 2 katusaket, millest esimene avatav ning tema auto puhul ka hele nahkpolster. Öist sõitu meeleolustab mitmevärviline ja maitsekas miljöövalgustus. Materjalide valik, nagu arvata võib, on samuti läbivalt väga hea ning ehituskvaliteet praktiliselt veatu. Tema auto adaptiivsed sportistmed on oma olemuselt pigem jäigad ja reguleeritava korvikusega, ehk esireas saavad reisijad ise otsustada, kui tugevalt eraldi siis istme põhja ja seljatoe küljetoed neid kinni hoiavad. Üldine asend, sõiduautolikult sportlik, kuid ei väsita ka pikematel sõitudel ning lai elektrilise reguleerimise ulatus võimaldab mugava asendi leida igat kasvu reisijal. Mugavusfunktsioonidest on istmetele saadaval mälufunktsioon, jahutus, küte ning ka istmemassaaž. Tagareas on istmed samuti suhteliselt korvikad, kuid omajagu püstisema seljatoega ning ka tunduvalt kitsamad, kuid pakuvad siiski suhteliselt mugavad ning üllatavalt sportlikku asendit. Ruumi osas, nagu näha minul 2-meetrisena enda juhi asendi taga, siis jalad juba suhteliselt piiratud alades, kuid ei ole veel valusalt lukus. Pearuumi mõne sentimeetri jagu ülegi. Standardis on Panamera 4-kohaline, nagu meil siin tema autogi, kuid põhimõtteliselt on ta saadaval ka 5-kohalisena. Esemet hoiustamiseks leiame siit katte alt või süvise, kust sõidavad välja topsihoidud. Samuti on tagareas laekaga käetugi ning väikesed uksetaskud. Üheks värskendusega enim muutunud elemendiks on aga siis Panameras suur keskkonsool, kus nüüd suure käigukangi asemel pool puututundlik, pool füüsiline kliimapaneel koos helitugevuse rullikuga. Käigukang on kollinud aga armatuurile multimeedia ekraani kõrvale. Liikudes käetoe poole leiame siit ühe kattega laeka, mille all telefoni juhtunuva laadija ning 2 topsihoidjat. Käetoe all on laegas pigem väike, kuid muud esemed saab paigutada pigem väikestesse uksetaskutesse või kindalaekasse. Multimeediat esindab Panamera armatuuri tasapinnal jätkuvalt reisijate nähtavuses ja käeulatuses 12,3 tolline puuteekraan ning värskenduse järgselt on 10,9 tolline ekraan saadaval ka kaasreisija ette.
Riistvaraselt on lahendus terava ekraani ning kiire opereerimisega. Tarkvaraliselt pole samuti väga palju muutunud, süsteem on jätkuvalt lihtsa, loogilise ja kasutajasõbraliku ülesehitusega, tänu millele kõik peamised funktsioonid ja sätted lihtsasti leitavad ja kasutatavad. Erilistest funktsioonidest saab siin näiteks mõõta oma ringi aega. Helisüsteemilt on tema auto varustatud Bose lahendusega, mis pole küll midagi jalust rabavat, kuid esitab palasid koostöös ruumi hea akustikaga läbivalt kvaliteetselt ja dünaamiliselt, praktiliselt olenemata helitugevusest. Rooli kohale saab Panamera jätkuvalt ühe turu parima valiku ehk Porsche vana hea kolmekodarilise, mis mõnusalt tugeva ja kvaliteetse feelinguga ning proportsionaalselt paraja läbimõõduga. Ergonoomiline õhuke disain võimaldab erinevaid käsitlusviise ning rool püsib väga kindlalt käte vahel. Multifunktsionaalsust lisavad füüsilised nupud ja rullikud äärmiste kodarate konsoolsetel sisudel, mida lihtne kasutada ka sõidu ajal. Vasakpoolsed juhivad multimeediat, parempoolsed näidikutablood ning püsikiirushoidja seadistamine käib lisakangi kaudu roolid taga vasakul. Kodarate tagant leiame 2 kvaliteetset käigulaba ning roolile on saadaval ka soojendus. Rooli tagant ei leia me aga enam punase analoogseeriga tahameetrit, vaid hoopis sarnaselt sõsarmudelitele siis 12,6-tollise ekraaniga nõgusa täisdigitaalse näidikutabloo, mis läbi rooli ava kenasti nähtav ning ei peegelda häirivalt ka välist valgust. Ekraan ise on taas terava pildiga ning süsteem opereerib viivitusteta. Tarkvaraliselt on süsteemil 6 põhivaadet ning osadel vaadetel saab eraldi muuta ka äärtel kuvatavate andmete tüüpi, mille tulemusel leidub meelepärase ülesehitusega vaade igale maitsele. Visuaalselt on tarkvara poršelikult maitsekas ja stiilipuhastanu, millele kõik peamised andmed lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad. Samuti on Panamerale saadaval 4 põhivaatega kvaliteetne ja informatiivne esiklaasi näidik. Nüüd aga rooli vasakult Panamera käima, paremalt käiks sisse ning räägime lähemalt sõidust. Esmalt siis tema auto jõuallikast, milleks 260 kW ja 500 Nm arendav 2,9 liitrine V6, mille jõud jõuab läbi 8-käigulise PDK automaatkasti kõikide ratasteni. Olemata sellest, et tegemist on siis Panamera valiku kõige lahjema mootoriga, saab tegelikult Porschedel ootuspäraselt see V6 Panamera massi ja suurusega väga edukalt hakkama. Mootori tõmme on juba küllalt madalatelt pööratelt üpris jõuline ja sportlik, mootor reageerib pedaalimistele kiirelt ning kiirused kasvavad pedaalimistel märkamatult. Samuti teeb see V6 kiirendustel üpris head häält ning klapiga väljalaskesüsteemi valjemas seadmes esineb mõnusaid praksumisi ja käiguvahetuse raginaid, mis kohe kutsuvad ikka ja jälle pedaalima. Sõidurežiimideks on Panameral Normal, Sport ja Sport Plus ning kokkuvõttes ei oskaks ühe igapäevaauto kontekstis tegelikult sellelt jõuallikat midagi enamat tahtagi. Käigukastiks, nagu mainitud, 8-käiguline PDK automaatkast, mis Panamera puhul küll vajab järskudel pedaalimistel natukene mõtlemisaega, kuid õiges seades on vahetused läbivalt väga kiired ja sujuvad. Manuaalrežiimis võimaldab süsteem siis ka mootoripöördet piirajasse välja sõita. Vedrustuse osas on uuele Panamerale saadaval ka hiljuti palju kõneainet tekitanud Porsche Active Ride aktiivvedrustus, kuid tema auto on varustatud standardse adaptiivse õhkvedrustusega, mis tegelikult samuti väga pädev süsteem. Tavaseades käitub süsteem pigem pehmena, summutades osavalt lööke ja kanalusi, mille tulemusel sõit läbivalt meeldivalt sujuv, kuid sportseades muutub süsteem omajagu jäigemaks ning sportlikult konkreetsemaks. Samas on igas seades sõiduki käitumisest väga hästi aru saada ning kerekaldumised on samuti praktiliselt olematud. Mudel püsib läbivalt kenasti teega paralleelselt ning ettearvatavalt ja kontrollitavalt etteantud trajektooril. Roolimine on isegi läbivalt meeldivalt kerge ja täpne, kuid läheb sportrežiimis veel astme võrra konkreetsemaks ja sportlikumaks. Nähtavus on salongist olenemata küllalt sportlikust sõiduasendist tegelikult igal suunal suhteliselt hea, kuid gabariidid keskmisest raskemini tajutavad. Manööverdamise lihtsustamiseks on Panamerale saadaval ka 360-kraadine kaamerasüsteem, kuid tema auto on varustatud meil siin vaid standardse tahavaattekaameraga, mis põhimõtteliselt võimaldab mudeli seljatagust näha küll, kuid mille kaamera on ikka piinlikult madala kvaliteediga. Testiüheviliste poolest on Panamerale saadaval kõik kaasaegsemad lahendused. Sõidurea hoidmine kipub küll joonte vahel rohkem pendeldama, kui et hoiab ennast aktiivselt raja tsentris, kuid õnneks kui juhil peaks midagi siis juhtuma, toob mudel ennast turvaliselt paigal seisu. Seega selline ta on. Meeldib see meile või mitte, et Porsche oma kaheukseliste sportautode kõrvalt ka selliseid rahvaautolikumaid mudeleid valmistab, kuid kokkuvõttes peab imetlema Porsche tippinseneeriat ja tunnistama, et omas klassis on Panamera ka kõige lahjemal kujul tegelikult seda sportauto tiitlit siiski väärt. Ta kombineerib pereauto tasemel praktilisuse, äriklassi luksuse ja sportautolikud sõiduomadused, sobides nõnda igapäevaautoks, millega aeg-ajalt ka igati mõnus kurvilisi ja kiireid lõike või ringradasid külastada. Tänud Porsche Tallinna esindusele selle võrratu proovisõidu eest ning kui tahad mudeli kohta rohkem lugeda, leiad täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.